Aitüma sõna eest, aitüma kutsumast. Minu nimi siis Elo Paap ja minuga käib kaasas tõesti kõik need loetud tiitlid. Selle tervisedendaja tiitliga on kõige lahedam lugu, et ise andsin selle endale. Et kui enam keegi teine ei tahtnud anda, siis ise andsin. Aga jah, eks sellel on ka väike taust, et pikaaegne töökogemus maakonna tervisedendajana ja nii mõndagi veel. Aga täna siis disainiprojekt. Ja kõik räägivad sellest, mida nemad sellest õppisid. Ja minu auväärne roll, siis mentori roll peaks nagu panema või eeldab seda, et mina nagu olen siis see, kes midagi annab. Teate, mina õppisin sellest ka. Ma õppisin sellest nii palju ja selle peaaegu 25-aastase töökogemuse vältel võib-olla isegi mingi pusle sai minu jaoks kokku. See tundub küll jabur, aga tõesti, selle eest teile kõigile sügav kummardus, nii omavalitsused, Tervise Arengu Instituut, disainerid, et minu pusle sai teatud mõttes kokku. Kohe selgitan ka, et mis see pusle siis on. See pusle on, ma olen alati rääkinud, kes mind on varem kuulnud, et hästi oluline on suur pilt. Eks sellel suurel pildil on ka siuke libastumise võimalus, et siin Margusega sai täna räägitud, et kui ikkagi liiga palju seda suure pildi koostamisega tegeled, siis võid nagu jäädagi kinni mingitesse asjadesse. Ja ma arvan, et see disainiprojekt koos omavalitsustega aitas nagu mingist vanast asjast ka minul üle saada. Ja sellest tulenevalt on see minu ettekanne võib-olla ka siis natukene küllastatud selliste ilukirjanduslike liialdustega, aga ma julgen väita, et sellel kõigel on ka ikkagi tõenduspõhisus all. Aga täna siin ma pigem kaldun sinna liialdustesse. Sellepärast, et kui ma ütlen, et see on minu teatud mõttes ka siuke sisemine areng ja sisemine konflikt, siis konflikt on ju alati areng. Ja mis ma selle all mõtlen, siis sellest nüüd ja kohe. Vaatan, kas mul see õnnestub? Õnnestub. Me oleme alati valikute ees. Alati oleme valikute ees. Ja ka täna on minul küsimus, et täna on siin 2 omavalitsust, kes on teinud mingi valiku ja kindlasti on seal kodudes kuskil või kontorites veel omavalitsusi, kes on valikute ees. Ja täna ma olen toonud tõesti ainult need 2 valikut. Ja mida te valite? Kas need kolisevad panged või siis eduelamuse? Kellel on kodus siuke kolisev pank kodus? Tõstke käsi. Hästi koliseb, on ju? Ja kuna need panged nagu nii hästi kolisevad, siis võib olla see vahest ka tugevus, aga enamasti küll nõrkus. Ehk me räägime arengupangedest. Kui need panged väga kõvasti kolisevad, siis tavaliselt on seda kuulda. Mul praegu küll koliseb, kuulan siin kuskilt koliseb. Seda on kuulda ja järsku keegi pakub abi. Abiga on küll alati see, et tuleb otsustada, kas ma võtan selle vastu või ei võta. Tihtipeale ei võeta vastu ja kolistatakse hoolega pangesid edasi. Teine valik on aga tööalased eduelamused ehk arenguedu ja siuke tähendusrikkus. Tähendusrikkus iseenda jaoks. Mida mina oma tööst saan, mida ma koos oma meeskonnaga sellest tööst saan. Ja nüüd natuke mõlemast siis täpsemalt. Mida ma mõtlen nende arengupangede all ja mida ma mõtlen selle arenguedu all. Kohe on võimalik vastu vaielda või siis pärast, kui on see küsimuste aeg.
Täna ma kahjuks valdavalt näen sellist protsessi arengut. Sellel on oma pikka ajalugu, miks see niimoodi on läinud, võib-olla paari sõnaga ka sellest räägin, kus paikkonnad, kes on otsustanud võtta ette tee heaolu ja tervise arenguks, see on sügav kummardus neile, et nad selle otsuse on teinud ja selle ette võtnud. Ja kõik see, millest ma praegu räägin, ka need arengupanged või planeerimispanged, on ikkagi heast soovist midagi muuta. Aga täna kuidagi kipub olema niimoodi, et me kirjeldame olukorra, mis paikkonnas valitseb ja paneme isegi eesmärgi. Me päris täpselt isegi ei suuda leida seda ühisjoont selle kirjeldatud olukorra ja eesmärgi vahel, aga me teeme seda. Nii et kui vahest mingid arengu eesmärgid on, siis me küsime, et kus need tulid. Ma vaatan terviseprofiili ja ma ei saa aru, kus need tulid. Ja sealt eesmärkide juurest me kohe planeerime tegevusi. Kohe. Ja kohe ka rakendame, sest nii palju häid ideid on ja me teame, mis on ju kunagi olnud. Ja minnakse nagu seda sükest libedat teed ja pangede kolistamisrada, mida ka juba Külliki ja Margus rääkisid, võib-olla kas mingid nurjatutest probleemidest või Küllike ütles süke monokultuurne, et üks valdkond hakkab midagi arendama ja võtabki kogu vastutuse endale. Ja täna tõesti me näeme seda hästi tihti. Ja kui me vaatame siis tegevuskavasid, mille järgi me peaksime nagu juhinduma, siis sinna tegevuskavadesse on kokku kirjutatud kogu maailma valu. Kogu maailma valu. Sest nii kui me võtame, mis seda rääkis, mul juba hakkad sassi minema tänased esinemised, sest nii sisukad esinemised, et seal on nii palju tegevusi. Ja siis igaks juhuks paneme sinna tegevuskavaga veel need igapäevategevused. Sest on ju hea, kui need igapäevategevused on ka ikkagi juhtidele ja otsustajatele nagu silma all. Ja järsku avaneb mingi fond ja me saame ka sinna rahasid taha. Nii et me oleme väga suunatud sellise olukorra kirjelduse peale, et milline see meie paikkonna eluolu on ja siis kohe tegevusi rakendama. Ma kohtun seda hästi tihti ka oma arenguseminaridel või visioonipäevadel, kus sa terve päev pead nagu tegelema sellega, et hoida tagasi inimesi või meeskonda nendest vahepealsetest etappidest, mille juurde ma kohe jõuan, üle jooksmast. Sest tegevused on nii põnevad, neid planeerida teha, aga kui meil pole piisavalt infot, miks me neid teeme, siis tulemus on see, et me jälle korduvalt aastate ja aastate pärast ütleme, et aga miks me tulemust ei saavuta. Küllik ütles kenasti, et võib-olla sellega, et kui piisavalt hästi ei planeeri, siis eksime 2 korda. See on veel väga hea tulemus, kui 2 korda eksitakse. See on super tulemus. Tavaliselt eksitakse 5 korda, 10 korda, 20 aastat. Aga see on lihtsalt nii kombeks. See on hästi kulunud, et rahvaretne lause, et me oleme seda teinud. Aga miks me seda teeme, kui muutust ei ole, tekib minu küsimus. Nii et see on üks valik. Need planeerimispanged. Teine valik. Arenguedu. See slaid näeb välja nagu plahvatus. Aga selline plahvatus toimus ka teatud mõttes selle disainiprojekti ja natuke otsapidi olen ka e-profiili projektiga seotud, mida veavad siis Sotsiaalkindlustusamet ja Tervise Arengu Instituut. Ja see on nagu omamoodi hübriid sellest. Ja mis siis on? Mis on puudu? See on kõik tuttav, on ju? See on teile kõik tuttav. Omavalitsused, kes on siis valinud selle tee, et me hakkame arengut planeerima, heaolu tervise arengut oma paikkonnas, siis on selle olukorra ees, et me peame jälle andmeid koguma, kvalitatiivseid andmeid, kvantitatiivseid andmeid, kuid siis tekib üks väike aga. Neid andmeid väga palju ei analüüsita, neid andmeid väga palju ei seostata tõenduspõhise materjaliga. Ja ei tehta ka väga selgeid järeldusi.
kui see protsess jääb vahelt ära, siis meil pole infot. Mina julgen väita, et siis meil pole piisavalt infot, millega näiteks astuda disainiprotsessi. Ehk järgmine etapp, kui meil on järeldused tehtud, et vaadake, need ja need asjad on juhtunud või need ja need on meie olukord siin paikkonnas, siis me saame alles väga põhjalikult asuda juurdlema selle probleemi üle. Ehk kõik see, mida Küllike ja Margus täna rääkisid ja mida ka siis Rõuge ja Põlva rääkisid, millises protsessis nad olnud on. Nii et see on pikk protsess ja vaadake, kui palju siin on veel tegevusi. Ja siis me alles jõuame eesmärgini. Siis me jõuame alles eesmärgini. Ehk see juurprobleem, mille põhjal me saame eesmärgi alles sõnastada. Kuhu me tahame edasi minna. Ja siis tuleb see lemmikosa, kuhu ka jõuab natukene siis disainiprotsess. Ehk meil on selle eesmärgi põhiselt teada selged tegevussuunad. Neid võib olla 1, heal juhul 2, aga mitte sellist maailmavalu, nagu meil tavaliselt täna siiani on arengudokumentides. Ja siis me räägime nendest tegevustest, teenustest. Ma panin neid läbi segi kirja, sest täpselt see, mida me siis disainima või kujundama hakkame. Ja siis me räägime alles rakendamisest, sellest võib-olla kõige põnevamast osast, aga mis võtab selle Einsteini jutu järgi võib-olla 5 minutit ainult aega. Nii et see protsess, mis enne seda on ikka väga pikk, aga väga põnev. Ja siis hindamine. Hindamine, mis on ka, ütleme, selles tervisetenduse, kui me räägime arengust, siis väga vähe hinnatud üks protsessi osa. Hindamine, millest me räägime, ma ei tea, erinevatelt tasanditelt, kuidas meil protsess õnnestus, kas me saavutasime tulemuse, kuhu me tahtsime jõuda ja nii edasi, võib-olla ka eelhindamine, et kas me oleme piisavalt planeerinud, et kõik need asjad peaksid olema siia sisse integreeritud. Ja võt siis julgen ma väita, et me päriselt saame vaadata seda, et midagi on muutunud. Nii et ma ei hakka seda tagasi tegema, mõtlesin, ma jälle efektselt näitan teist slaidi, et siis on nagu võrdlus suurem. Aga tõesti, need pildid on kardinaalselt erinevad. Ja siia veel juurde käib erinevatel tasanditel. Räägime siin profiili või ehk andmete olukorrakirjelduse puhul või probleemi analüüsi puhul või kui me oleme jõudnud tegevuste planeerimiseni, tegevuste rakendamiseni, ka hästi erinevad multidimensionaalsed meeskonnad. Profiili tasandil võib-olla meil vaja ühte meeskonda, kellel on oskus andmeid korjata, on mingid IT-oskused, valdkonna pädevused ja nii edasi, neid analüüsida. Siis võib-olla, nagu me täna kuulsime, disainimeeskonnad, kui kokku tulevad, kuidas see peab olema taas nagu mitmeid valdkondi haarav, aga võib-olla juba praktilisema suunitlusega meeskond. Need on nagu kõik asjad, mida on mõistlik detailselt läbi mõelda. Aga nagu ikka, valiku teeb igaüks ise. Ja mis me saame esimese valiku puhul? Ehk kui me valime need panged, me saame selle, et meil on kogu aeg illusioon, et me meeletult teeme midagi. Teate, isegi ma aeg-ajalt näen oma kujutuspiltides, kuidas tervisetähendajad koos oma väheste koostööpartneritega niimoodi jooksevad kogu aeg. Sellepärast, et kuna arengudokumentidesse on kirjutatud sisse maailma valu ja maailma parandamise soov, siis kogu aeg peabki ennast killustama hästi palju. Ja kuna tehakse palju, siis ongi nagu see tunne, et me meeletult panustame. Aga see siht ei pruugi olla väga selge silmade ees. Siis käib ka kaasas selle esimese valiku puhul selline paanika. Et aega on kogu aeg vähe. Ja teate, ma julgen ennustada, et see ei muutu. Kui on see valik, siis see ei muutu. Sest aega on täpselt
nii palju, nagu meil alati antud on. Aga kui me ei tee väga täpseid ja selgeid tegevusplaane, ei sõnasta väga selgelt eesmärke ja tegevusplaane, siis me lihtsalt jooksemegi ja killustame ennast. Siis esimese valiku puhul on ka see oht, et me teeme jätkuvalt tõesti kõike nii nagu enne. Ja nagu ma juba varasemalt ütlesin, muutusi ei tule. Ja lõppkokkuvõttes, mis on kõige suurem jama, me probleeme ei lahenda. Ja see on sellepärast eriti kurb, et kui ma vaatan üle Eesti omavalitsuste arengukavasid, siis neil on peaaegu 100% sisse kirjutatud soov inimeste heaolu muuta või hoida või toetada. Ja kui me võtame selle võrdusmärgiga, et heaolu on tervis ja me sinna muutusi väga detailselt ja täpselt ei planeeri, siis me tegelikult valetame endale kogu aeg. Mis on valik number 2 ehk arenguedu? Ehk see, et me saame tõesti, kuna edu ja tulemus on, siis me saame sellist tähendusrikkust enda tööle. On loomulikult esimene koht on see, et meie probleemid on lahendatud. Et me saame sellele probleemile, mis me oleme endale meeskonnaga lauale toonud, lahenduse. Siis on ka see, mida ei ole, mis on nagu ülitähtis, mida ei tasu vähe tähtsustada, on see, et meil on täpsed protsessi kirjeldused. See ei tähenda nüüd seda, et me ei või absoluutselt kõrvale kalduda, kui tundub, et näiteks aeg toob midagi uut ja muud. Nagu täna meil on siin viimased aasta aega toonud kogu aeg midagi uut ja muud. Aga need detailsed arengudokumendid on ikkagi see, mis annab sulle väga selged suunised, mida ma teen esimese sammuna, mida teise sammuna, mida kolmanda sammuna. Seda oli ka väga kena jälgida siin Põlva ja Rõuga kirjelduse juures, et kuidas me ikkagi väga selgelt ja nähtavalt kogu aeg sammume ühest etapist teise. Siis tundub siuke väga kohatu siin rahulolevam maksumaksja, aga tõesti, kohaliku omavalitsuse kontekstis on see ääretult oluline, et meil üldse neid on, neid maksumaksjaid. Ja et nad on ka rahul olevad. Säästetud ressursid. Siin ma räägin absoluutselt kõikidest ressurssidest. Ajast, inimestest, rahast. Siin vist juba Külliki või Margus ettekandes tuli see väga selgelt esile, kuidas me väga palju ikkagi dubleerime. Ja väga palju raiskame, ma võiks öelda ikkagi üksteise aega ja raha selle asemel, et tulla korraks ümber laua ja planeerida see ressurss väga täpselt ära. See tagab ka selle kontrolli oma tegevuste üle. Me teame, miks me midagi teeme ja kuhu me liigume. Ja uusi põnevaid tegevusi. Need on alati oodatud. Issand, kui aega. Nii et 2 valikut. Kas arenguedu või planeerimispanged. Ja ma julgen täna, kuna ma olen protsessid mõlemad ise ikkagi suures joones ju läbi teinud, seda esimest pangade kolistamise protsessi võib-olla korduvalt, kahjuks. Siis uskuge mind, et see aeg, mida te panustate sellesse teise valikusse ehk arenguedu valikusse, see väärib täiega neid küünlaid, mis te olete süüdanud. Täiega. Sest kui sul on tulemused laual ja sa näed mingit muutunud olukorda, mis toetab kas laste, noorte, tööealiste, eakate tervist, siis see on see, mis teeb lihtsaks need valikud. Ja hästi põnev. Nii et minu poolt tänan ja mina kutsun teid kõiki üles tegema valikut number 2. Sest uskuge mind, vahest see üks väike pangeka ikka kuskilt nurgast välja ilmub. Aga nendega on palju lihtsam toime tulla, kui valik 2 on tehtud ja siit selged silmade ees.
Aitäh! Aitäh, Helo! Jah. Mul on sulle küsimus. Et sa oled selles valdkonnas tegelikult muutusi juhtinud juba aastakümneid. Kas midagi käesolevas protsessis, mis me nüüd kohalike omavalitsustega läbi tegime, on midagi teisiti? Ja kas see üldse muudab midagi? Kaks küsimust. Et kas see midagi teisiti ja kas see üldse muudab midagi? Ja ma väärtustan selle disainiprotsessi juures, et see oligi teatud mõttes nagu omamoodi puudu pusletükk, nagu ma alguses ütlesin. Ma väärtustan väga seda, et see disainiprotsess toob hästi selgelt lauale täpsed sihtgrupid, kellega me tegelema hakkame. Ja ka nende sihtgrupi, ütleme, hoiakud, meelsused, tahtmised, et need ka tegevused, mis sellele sihtgrupile võiksid sobida, on nagu hästi sihitatud ja tulemused on siis ka, ütleme siis, kiiremini tulevad. Esimest, teist küsimust enam ei mäleta. Kas see muudab midagi? Ja, ikka muudab. Tulemused. Väga tore. Et tervise tulemused. Jah. Mõlemad kohalikud omavalitsused rääkisid tegelikult ka nendest ämbritest natukene, aga ma küsin sinu käest hoopis seda, et mis oli mõlema tiimi puhul selline kõige toredam või ägedam hetk, mida sa kindlasti eredalt meenutad? Neid on see minu jaoks ka ikkagi päris pikk protsess ja neid oli nagu päris mitmeid. Ja nagu ma räägin hästi palju sellest tähendusrikkusest, kus on tõesti see tunne, et tõstad käed üles suurest võidurõõmust, et me tegime ära, kuigi pole nagu minu teha, aga ikkagi see tunne, et see võib-olla ongi nagu siuke valdav, et mõlema meeskonnaga see, et mina olin ju väike nupuke seal, aga see, me tegime ära, et see tunne. Ja see, mis ma välja tooks, on Rõuge puhul see, kui teema jõudis hästi selgelt võrgustikuni. Et see äratundmine ja see ka nende siis see rõõmu ja joovastuse nägemine, et see on nagu alati selline, et praegu, kui ma räägin, siis väike tibutagi tuleb selga. Et see kindlasti. Ja ma väga tänan selle eest, et sellised momendid teevad seda tööd hästi või veel põnevamaks. Ja Põlva puhul mind hästi köitis kogu aeg see, kuidas see meeskond nagu, et Jaanika oli seal ees sedasi ja kuidagi meeskond läks niimoodi ühise sammuga järgi ja me teame, meil on see eesmärk olemas ja me teeme seda. Et isegi mentoril vahegaalt oli nagu see koht, et kas te mind ka ikkagi vajate? Kas seda on ikka vaja mind? Aga et näha sellist super hästi toimivat meeskonda, et see oli nagu siis väga mõlemad sellised hästi mõnusad momendid ja äratundmised. Väga tore. Aga suur mõtleja, nagu sa oled, anname ka sulle väikese kingituse Aristotelese väikese ülesande, mida pureda siin vahepeal. Ma olen niisugust ülesannete peale ainult närvi tavaliselt. Teeme vahetust. Aitüma. Aga suur aitäh, Helo! Aitüma!